siit, sealt, kolmandast, neljandast kohtadest. Mulle põhiliselt öeldi, et see ei ole võimalik. See kõik vastub füüsika seadusi. Ettevalmistus pluss see kliendiga kinnitamise aeg, pluss see alguses see proovi tegemine, mis võttis ka aega. Ma arvan, et selle projektiga on nüüd janditud siiski pead 3 kuud. Aga jäätame natüürmordi jääkuubiku sisse. No, eks sa mõtled, mis seal ikka võtan. Valan vee ämbrisse, panen asjad sisse ja viskan külma ja ongi valmis. Aga vaata, ei ole. Jää ei hakka läbi paistma. Kui jää külmab, siis ta muutub piimjaks suureks tükiks. Mina tegin niimoodi, et ma asetasin kogu maailma siis nagu pikali. Eks ju, et siis pudel ei seisnud püsti ülendas, et kõik olid pikali. Eks mina panin traatide külge ja seepärast ma paningi nagu niimoodi. Et ehitadki selle maailma ja siis valmistad kasti, siis valad kasti vett täis, vett läheb sinna nagu väga palju. Enamik inimesi ei mõtle, et jää külmub. Teatud kogus tähendab vett külmub jääks mingisuguse aja jooksul ja seda protsessi ei kiirenda, ei rahahulk ega Eesti valitsuse seadused, absoluutselt never. See külmab nii nagu külmab. Ja ka pärast ei olegi, ütleme, kogu see ettevalmistus ongi nagu keeruline. Et mingi pudel, ma ei tea, lõhk ei külmaks, eks ju, selleks muidugi asendasime enamik nendest lahjadest alkoholidest ikka piiritusega, et jumalast nagu lõhk ei külmaks, sest jälle ei tea, eks ju, põhimõtteliselt tea, suht sträpana töö, eks ju. Pilditamine protsess on asjast kõik lihtsam. Jääkuubik tahab läbivat valgust kas tagant või külgedel. Mina tegin seda püsivalgustega, mitte siis välkudega, seepärast, et kui jääkuubikus on mingid asjad, kuidas see valgus hakkab seal peegeldama, kuhu tekivad vardid, kuhu ei teki, ma ei näe seda välkude puhul. Ma nihutan lampi, vaata, nüüd on kõik ilus, proovin siit, proovin sealt, vaata, nii on parem, okei. Hämar pime ruum, eks ju, jääkuubik loomulikult sulab, nii et oleks mõistlik teha seda nii, et see vesi, mis sealt tekib, kuhugi ka ära kaob, eks ju. Mina tegin seda oma keldris, kus on mul põrand. Jah, ma pildistasin mitu plõksu, ses mõttes, et alati läbi valgustab, niikuinii eraldi valgustamist, eks ju, niikuinii on vaja Photoshopis kokku. Siis ma ka leidsin, et kui ma panen igalt poolt korraga mitu valgust, need hakkavad summeeruma, tekib liiga palju parasit läikeid. Et siis tegelikult on see tehtud niimoodi, et ma valgustasin üks kord ülevalt, siis kõrvalt, siis teiselt poolt kõrvalt, siis läbi, eks ju. Neid plõks oli rohkem. Siis kuubik pani tuppa sulama ja järgi jäänud toodet nautima.